Mehhanism ongi lihtne teed, eks ju. Mina nüüd olen üksinda, eks ole, nii nüüd mul pole kellega suhelda. Esimene asi, mis nad küsivad, tavaline dating saitides, palun pange tähele, on see, kas sa oled siin uus, kaua sa siin oled olnud, kas sa elad üksinda ja hakatakse ka kohe tasakesi välja uurima, mis on su majanduslik seis, eks ju. Profileeritakse inimene, et kas tasub või ei tasu? Kõige tähtsam on see, kas sa oled uus. Eks ju, sest et kui sa nüüd oled uus, siis sul potentsiaalselt ei ole ennem olnud siis neid skämmereid, kes sinuga tegelenud, muudub täpselt. Nii, ja nüüd seda tekitatakse sõltuvus. Ja seda sõltuvust, et ma olen just vaadanud, seda tekitab tööd mingi 3-4 päevaga. See tundub absurdne. Aga nii ruttu tõesti? Absoluutselt, sellepärast, et nad panevad tempot. Nagu üks väga tore skämmer ütles mulle, et aeg on raha, eks ju. Temal ei ole aega, see on tema töö. Kusjuures me peame arvestama, et nad töötavad vahetustega. Ehk siis, eks ole, sina lõpetad kell 5, nüüd järgmine poiss tuleb, istub sinna arvuti taha ja paneb edasi. Sellepärast ei kasutata kunagi sinu nime, ei aegata endast niisugused detaile, aga seal on need üksikkelmid, kes kasutavad siis seda, seal on muinasjutulised lood, kuhu ta läheb, mis ta ostab, kus ta just parasjagu on vangist või vangist välja tulnud, sellepärast, et ta juhuslikult sattus, ta tehti paljaks. Tal on alati, neil on kuskil mingid orvud, või siis, eks ole, on oma lapsed, eks ole, kes elavad kuskil mingisuguse lapsehoidjaga, kellele nüüd ootmatult on vaja raha saata, sest ja tavaline see, neil pole üldse sugulasi. Aga kuidas see ikkagi on? Lõpuks on ju nii, et see naine või mees, kes selle kelmi ohvriks on sattunud, ühel hetkel kas ulatab selle rahapaki või siis internetipangast teeb ülekande. Kas nad selle hetkel, kui nad seda teevad, inimese peas ei ole mingit... teeb seal see uitransferiga seda raha ülekannet. Aga kas mingit natukenegi mingit sellist kahtluse varju ei tekkinud? Vaata, seal ongi see, mille peale nad manipuleerivad, on see, et nad loovad tulevikku. Ega ta ei ütle seda, et me kunagi ei kohtu, ta ei ütleb sulle seda, et ta kohe varsti hakkab tulema. Aga siis tuleb ootamatult mingi asi vahele. Ja siis jälle, nüüd tekib, vaata ohvril tekib see, eks ju. Esiteks ta sõltuvus, selles mõttes on tõesti lihtne tekitada, prooviga mõnega vaate vahel, eks ju. Et saatke talle igal hommikul SMS, et küll on tore, kallis, ärka üles, eks ole. Päeva peale, kuidas sul läheb kullakene, eks ju. Nii edasi. Ka see, kui keegi hakkab suga online'is kohe rääkima, kullake ja kallis, see on üks ohumärk. Sest alati, mis teevad sellised inimesed, kellel on see nullempaatia, kes kuuluvad nende valgekraeliste psühhopaatidega, nad käituvad liiga perfektselt. Ükski normaalne mees ega naine ei hakka sulle kohe rääkima 3. päeval, kuidas me võib olla. Ja minnaksegi ülevad selleks, et mitte ei ole enam mina ja sina, vaid meie.